tere tulemast Layback Show'le! Meie oleme 11. E-klassi õpilased Kirke Veski ja Rebecca Raid ja kutsusime teid, armas publik ja tänased lavatähed, kokku et veeta üks pöörane reedeõhtu 2000. lainel. Täpselt nii. Suurem osa pingelisest kooliaastast on selja taga. Kuid enne viimast lõpuspurti on paslik võtta jalg gaasipedaalilt maha ja muusikarütmis pisut ennast tunnustavalt hullata, et jätkuks jaksu hiliskevadeni õppida. Palume lavale esimese võistlusvalmis koosseisu. Teie ees on 10. A-klass, homme 18 oma ainukese looga Pilvede embuses. Kellena näisid sa teel, teisi ei kohanud ammugi veel. Ma olin ootamas, sa tulid taas, jalad me lahti saime siis maast. Wow. Jalad me lahti saime siis maast. Wow. Jalad me lahti saime siis maast. Pilvede embuses sina ja mina, kohtumispaik on seal, kus oled sina. Pilvede embuses sina ja mina, kohtumispaik on seal, kus oled sina. Oled mu aare, põgene siia, siis ma tean, kuhu järele tulla. Ja kui ma tean, kuhu tulla, siis ma tean, kus oled sa. Wow. Siis ma tean, kus oled sa. Pilvede embuses sina ja mina, kohtumispaik on seal, kus oled sina. Pilvede embuses sina ja mina, kohtumispaik on seal, kus oled sina. Sina, 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 meie. Ja lavalt tuleb ansambel homme 18. Kuidas teil show läks? Miks ta ei helista juba? See on see. See on mingi lõht, ma tunnen ka nagu mingisugune asi. See on higine. Ise oled ka higine, rumaluke. Kuulge, kas me võime jopet selga panna või... Kas me teeme riides seda asja, seda intervjuud või me teeme ilma riietega? Võib riides olla küll, jah. Väga hea, just. Küsiksin teie ansambli nime kohta, et miks... Helistab, oota korra, vabandust. Hallo? No vaatasid või? No, kuidas oli? Jaa, oli. Me ise tundsime samamoodi 100% fun. Kes see helistab? Ema. Ja tervitan. Koogid on ime maitsma. Muidugi, ja ma ütlen talle edasi. Tšau. Tähendab, ilus poiss, kas neid küsimusi on palju? Või mulle meeldiks ka palju? Ma küsiksin seda, et miks on teie ansambli nimi just homme 18? See ei ole homme. See on om. See on prantsuse keeles, see tähendab meest. Meest, saad aru? Ja miks 18? No, sest see on meile paras. Miks mitte, no? Selge. Aitäh. Kuule. Mis sinu nimi on? Oli see alles sensuaalne esitus. Huvitav, mida arvab sellest žürii? Super esitus. Esimene kord, kui siit tuli see hääl, siis ma vaatasin, et te päriselt nagu laulate siia. See oli see, kuidas teil käis nagu just hääl koos selle muusikaga. Super. Emotsioonid. Mega. No peaaegu naeratasid isegi paar korda siuke hästi sassy. Mulle väga meeldis. Nii. Jaa, super poisid, tüdrukud, ühesõnaga, need pilgud, need puusanõksud, imeline, jaa. Jaa, selles suhtes 3. sekundist mina juba lõkerdasin siin naerda, aga ma lisaks juurde seda, et
te olite tegelikult need liigutused väga täpselt läbi mõelnud minu arvates, et kuigi need nägid välja suvakad, siis tegelikult oli näha, et te olite endale tähelepanu pööranud, ehk siis detailidele tähelepanu pööranud ja selle eest minu poolt plusspunktid. Järgmise esitusega rändame aga minu ja paljude saalis olijate lapsepõlve, sest kes ei mäletaks Lotte, Bruno ja Alberti seikluseid alati õnnelikus leiutajate külas. Teie ees on Lotte käis ka Treffneris looga Doktor Ave laul. Esitajaks 12D. Kes ei jaksa seista püsti, no sellega on lugu hull. Kas kompressi või siis süsti tuleb jälle teha mull. Ärge kartke, saage aru, kõiki aitab meditsiin. Jälle terve nagu karm, patsient on peagi siin. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Olgu haige kätke või kabi, ikka arsti käest seda minu alati aitab, kui võimalik. Siis, kui mõru tundub rohi, neelad kähku, alla ta kähku ja tead, ravi meid ei tohi lihtsalt maha kallata. Kui et tunned põdurana ja näost ei oled hall ja klass, kuula targa tohtri sõna ja terveks saad kui purikaat. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Kaavad haavad, kaavad villid, kaavad tigedad basillid. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Kaavad haavad, kaavad villid, kaavad tigedad basillid, et vastikud basillid. Iga tüve jaoks on lahus, iga mure jaoks mikstuur. Võite paraneda rahus, kui on leidnud kurja juur. Siiski armsad patsiendid, pange pahaks, võtke hääks. Te peate ise hoidma endid, et te tõbiseks ei jääks. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Kaavad haavad, kaavad villid, kaavad tigedad basillid. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Olgu haige käpp või kavi, ikka arsti käest saad abi. Aga minul tuli küll nostalgiline õnnepisar silmanurka. Kas ka žüriil? Saame kohe teada. Suur aitäh! Ma ei tea, kas mul õnnepisar tuli, aga selline rõõmupisar tuli küll võib-olla silmanurka. Marta, kui ma vaatasin sind praegu lauljana, siis see hääle tämber ja kõik nagu, isegi päris nagu sobis sulle. Ma ei saanud algul aru, kas sa päriselt laulad või ei laula. Sellist karakterit ei ole ma sinu puhul veel näinudki. Ma olen tõesti lummatud. Taustajõud, super. Kõik olid omas rollis. Te ei läinud rollist välja, vaat see on ülitähtis. Teil oli kõige raskem sellepärast, et te ei olnud peategelased. Te ei saanud laulda ega midagi, te pidite olema, aga te olite. Ja seda oli super vaadata. Minu jaoks täielik, liigutuspisar. Aitäh! Ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole seda teleprodukti või asja näinud, kust see konkreetne kava peaks pärinema, aga ma olen Lotte raamatut korduvalt lugenud, et selles mõttes tegelased on tuttavad. Tegelased minu jaoks olid igati usutavad. Mul on isegi selline küsimus või
tekkis nagu tunne, et kas äkki on suvisel hooajal käidud Lottemaal nii-öelda lisatööd tegemas, et siis nagu taskuraha teenida või midagi taolist, et ma kujutan ette, et kui Eestisse peaks tulema Lottemaa number 2, sellepärast et sinna Pärnu külje alla enam ei mahu inimesed suvel korraga sisse, siis teid võiks sinna palgata küll, et igati usutav. Nüüd, kui Uwe siin natuke hetk tagasi ütles, et Martale roll väga sobis või et kuidagi oli loomulik, siis minu jaoks selles mõttes oli pigem nagu uskumatu, et ma Martat igapäevaselt küll sellisena ette ei kujutaks või ei ole nagu küll kordagi harjunud nägema siin 3 aasta jooksul, aga kostüümid ja kõik väga, väga lahe ja ma arvan, et Lottet me oleme nüüd näinud ja väga hästi oleme näinud, et sama vägevalt edasi ja suvel siis tehke Lottemaa number 2 ja öelge, et teie piletid on poole odavamad ja et copyrighti küsimustest ei räägi. Nüüd aga palume lava poole sammud seada 11. seel, sest Mr. Sofa ja Õieke juba kihelevad lavale, et ümiseda suitsu ei tee. Ilusatel pohavatel rohuväljatel istume pruudiga, rüppame teed. Rohil õnnab magusasti maailm avaneb, aga suitsu ei tee. Päiksetõusust hoian kuni ainult rohu sees. Jutt on lõpet, pruut vahib taevasse. Igavusest näringõrdsest otsa saigate, aga suitsu ei tee. Mitu päeva istud seal me nõnda oleme, kõht koriseb ja pruut on pahane. Auto võtmed kadunud, kuid peamine on see, et suitsu ei tee, et me suitsu ei tee. Ei tee suitsu, ei tee suitsu, ei tee. Kingston Massive, ei tee suitsu, ei tee, teeme suitsu, ei tee suitsu, Suitsu ei tee. Ei tee suitsu, ei tee. Ollele. Omalt poolt loodame siiralt, et Mr. Sofa ja Õieke leiavad oma turvalise tee siit ka koju. Mida aga arvavad meie auväärt žürii liikmed nähtud esitusest? Väga selge silmavaatega, väga enesekindel esitus, te olete väga teadlikud igast liigutusest, mis te teete. Iga pilk on mõttega. Super. Mulle väga meeldivad ka teie taustatantsijad, see on suurepärane lisandus minu arvates sellele etteastele. Aitäh! Ja aitäh teile ka minu poolt. Mulle väga meeldib, kuidas te pole karakterit katkestanud peale seda esituse justkui lõppu. Ning mulle ka väga meeldis, kuidas teil olid kostüümid leitud, vägagi täpsed videos olnud siis kostüümidega. Et suurepärane. Aitäh teile! Lavale palume asuda 10. E-klassil. Ning keerame kursi pisut rahvusvahelisemas suunas. Esitusele tuleb hitfilmist Mamma Mia, laul pealkirjaga Waterloo.
Hetkel sinu eest ma kõnelda ei oska, aga minu puusab pani küll Kreeka jumalana nõksuma. Kohe kuuleme, kas žüriil ka? Jaa, no minul läks või tuli kohe sisse see nostalgia tunne, sest tõesti mina olin väga suur Mamma Mia filmi fänn, kui ma natuke noorem olin ja ma vist ei suuda kokku lugeda neid kordi, kus ma vaatasin seda, sest mulle tõesti väga meeldisid need lood seal ja minusse tõi see nagu väga nostalgilise tunde tagasi. Nagu alguses ka selgus, siis mina pidin seda lavalist keemiat jälgima ja siin isegi mingites kohtades ma täitsa nägin seda teievahelist toimivat keemiat, kuigi kuna see oli minu jaoks nii nostalgiline, siis võib-olla mõne koha peal ma oleks isegi tahtnud seda natuke rohkem näha, aga ma siiski nägin seda, nii et tublid. Minu jaoks oli ka Mamma Mia üks suur lemmik, sest seal mängis peaosa ju Meryl Streep, kes on minu vaieldamatu maailmaareeni esinäitleja. Ja kui ma Martat nägin seda osatäitjana ja seda kostüümi, mis mul kohe meenus kõik, mis mind seal paelus ja võlus. Minu jaoks võib-olla natukene, kuna mulle meeldib selle filmi juures just see, et ta oli hästi särtsakas, hästi positiivne, hästi sädelev, siis ütleme niimoodi, et naisterahvad olid enam-vähem, aga mehed jäid natukene mökuks minu jaoks. Natukene mökuks, oleks natukene seda suuremat temperamenti veel tahtnud saada, aga ei ole hullu. 10. klass, 12. jõuate. Aitäh! Nüüd aga liigume pisut maisematel teemadel edasi. Lavale astuvad T-mehed looga Crank That Soulja Boy. Soulja Boy in it all, watch me take that, watch me roll, watch me make that Soulja Boy, Superman, and watch me you, and watch me you, and watch me you. Who is Soulja Boy, and what in the heck is that dance? Who's Soulja Boy? You! Soulja Boy, tough. Hey, I got this new dance for y'all called the Soulja Boy. Just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that now why me crank that Soulja? 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 Now what? Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that now why me crank that soul? Now why me crank that soul? Now why me crank that soul? Now what? Soulja Boy in it. Why me lean that? Why me rock? Superman that. Yeah, why me crank that RoboCop? Super friend, now why me jocking on them, hate them, man. When I do that, Soulja Boy, I lean to the left and crank that thing now. I'm jocking on you, and if we get the fight, then I'm. You catch me at your local party, yes, I crank it every day. Haters get mad, cause I got me some baby, man. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that now why me crank that Soulja? 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 Now what? Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman? Sõnajärg on taas žürii käes, palun. Kuna žürii esimeest on siin praegu jõuliselt väärkoheldud, siis ma võtan otsa lahti tegemise enda kätte. Vaadates seda kava, siis algatuseks muidugi ikkagi kiitus selle eest, et oli selliseid sünkroonseid liigutusi täitsa mitu tükki ära õpitud, et selles mõttes seal tegevuses tundus olevat struktuur ja mingisugune loogika igatahes sees, aga jälle seda kava, eriti selle kava sellist võimast nagu lõppakordi silmas pidades tekkis mul ikka siuke tunne, et kuhu kohta siin Treffneri koolis magnet peidetud on, kust siin
nurgas või mingi laua all see magnet maetud on, ma pean siis silmas seda, et pole vahet, et kas meil on jõulupidu või meil on nüüd see tänane üritus või mingi muu asi, ikka kuskil nurgas nagu on see nähtamatu miski, mis need riided seljast kisub, et ma ei tea, kas see magnet on meie sisemine edevus, mis tahab seal lasta millelgi välja nagu paiskuda või on ikka siin ka kuskil mingi päris nagu kombits, mis neid pükse jalast ja särke seljast kakub, aga ühesõnaga te ei olnud selle magneetilise tõmbe suhtes varjestatud, lõppakord oli sellest tulenevalt muidugi võimas, kindlasti naisfännidele siin žüriis tekitas sellise kustumatu mulje, aga jah, igal juhul avardasite minu muusikalist horisonti selles mõttes küll, et seda laulu ma ei olnud varem kuulnud, aga aitäh selle eest, et nüüd olen ka jälle 2000-ndate osas targem ja loodetavasti siis jälle järgnevatel nädalatel ja päevadel püksid püsivad paremini, mis sest maja ja koht, kus me aega veedame, on sama. Nii, et meil paluti siis hinnata ka seda emotsiooni ja no ma ütleks, et žürii laua taga see emotsioon on väga tugev. Aga kui ma vaatan teid, siis minu jaoks, ma natuke silmanurgast jälgisin seda videot, et natuke kuidagi võib-olla üks luuseks, et kogu aeg oli see sama liigutus, oleks tahtnud võib-olla natuke veel midagi, aga emotsioon, mega. Ja no milline lõppakord, no seda ei oleks küll osanud ette näha, väga tublid. Lihtsalt ütleks, et väusa. Liigume edasi meie järgmise etteasteni. Esitusele tuleb Ricky Martini kuulsaim hitt Livin la vida loca. Esitajaks Gabriel 11. B-st. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new
see etteaste oli päris loka tõesti. Kas ka žürii on seda meelt? Saame kohe kuulda. Jaa, kuulge, suurepärane esitus ja ma nägin, kuidas teil olid tantsuliigutused ja kõik oli ilusti sünkroonis ära õpitud. Omast käest kõik need palliperemehe konkursid ja rebaste ristimised. No need tantsukavasid õppida, see oli ikka päris suur peavalu. Et suur respekt selles osas. Ja nii äge, et teid on nii palju siin lavale kokku saanud. Ja samuti kostüümid, emotsioonid, väga võimas. Ja kui see kitarrist meil siin natukene kopertas ja kukkus, ma 2 sekundit enne juba mõtlesin, et ai, aga see kitarr. Ja siis juhtus, aga üliäge, et panid edasi. Ja ma loodan, et kitarr jäi ellu. Aitäh teile! Ja. See oli nüüd selline korralik emotsionaalne laks. Temperamenti oli tõsiselt palju. Mulle väga meeldisid ka need väikesed leiud, eriti selle autosõidu pealt ja kõik, millest võib-olla natukene oli puudu. Ma oleks tahtnud näha seda Ricky Martini kurameerimist ka. Aga siis ta läks lava taha kahjuks ära. Ma oleks tahtnud natukene seda särtsu ka veel lava peal näha. Siis oleks olnud perfektne. Aitäh teile! Esitusele tuleb õhtu eelviimane lugu, kuid vahelduseks hoopis kaugemate rahvaste sulest. Lavale astuvad meie kooli sõbrad Belgiast, kes parodeerivad Willy Sommersit oma legendaarse looga Latte Zon in je hart.
Thank you so much. Now let's hear what our judges thought about that. Thank you so much for introducing us this song. It will definitely go to my next playlist. And I really wanted to be there with you guys. It looked so much fun, and I can see that you also knew the words by heart. That was really awesome to see, and it was amazing. Yeah, it was great. Well, you guys obviously didn't have the pink shirt. That was the only thing that I was missing, the only thing. Because when I was watching this video, just like you guys, as it went on, more people joined, just like in the video. So on that point of view, really well done. Really loved the act. Thank you, guys. Nüüd palume lavale viimase artistide bande. Treffneri igavesti glamuursete õpetajate esituses näete kohe legendaarselt Eurovisioonil kuulsaks saanud Verka Serduchka geniaalset muusikapala Dancing Lasha Tumbai. Palun! Alulu, 77 Einfall, 77 Alulu, 1, 2, 3. 77 Alulu, 77 Einfall, 77 Alulu, 1, 2, 3. Tanzen! Ich liebe! 77 Alulu, 77 Einfall, 77 Alulu, nur 1, 2, 3. 77 Alulu, 77 Einfall, 77 Alulu, nur 1, 2, 3. Tanzen! Танцевать хорошо! Ну-ну-ну! Молодцы! I want you to see, 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 I love you, I want you to see, Lasha Tumbai, I want you to see, Lasha Tumbai, I want you to see, Lasha Tumbai, I want you to see. Dancing! I want you to see, 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 I love you, I want you to see, Lasha Tumbai, I want you to see, Lasha Tumbai, I want you to see, Lasha Tumbai, I want you to see. Dancing! Ручки, ручки! Ну-ну-ну! Хельсинки! Україна – це круто! А Україна – це кльово! Dancing Europe! Okay, hit the end. Viimast korda enne keerulist otsuste langetamist on sõna meie žüriil. Kõik inimesed on siin täna tunnistajaks olnud sellele, et mis on nagu edu saladus, mis on õnne valem. Oluline on kahtlemata teatud, ütleme, anne,
Võib-olla on oluline ka mingil määral selline musikaalsus sellises žanris, aga ennekõike edu valemiks ja siukseks triumfi retseptiks on tuim töö, tuim ja tugev ettevalmistus ja enda karastamine selleks 3 minutiks, mis kõik otsustab. Ja kuivõrd Treffneri õpetajad iganädalaselt käivad läbi 75 minuti pikkustest lahingutest, siis üks 3 minutit võimsalt ja vägevalt ära paugutada ei ole nende jaoks mitte mingisugune näitaja. Hetkel meile tehti see siin puust ette ja punaseks või siniseks või sädelevaks, kuidas iganes. Ja viimase asjana sellise ajaloo ja muusikaajaloo huvilisena olgu siis öeldud, et kui 18 aastat tagasi selle asjaga oleks Eurovisioon peaaegu et ära võidetud, jäädi teiseks, vot siis täna õhtul kallid kolleegid, kui välja tuli, et playback sellel aastal jälle tuleb, siis mina olin otsustanud ju kohe, kuna paluti žüriisse, et kaasa ma ei löö. Mingi hetk, kui selle sama asjaga alustasime, siis ma tundsin, et mul on ikka väga kahju, et ma kaasa ei löö. Täna, praegu siin laua taga ütlen, mul on väga hea meel, et ma kaasa ei löönud. Ma sain teid tõsiselt perfektses esituses omas marinaadis ometi näha. Ma armastan teid, te olite nii musid. Mina lihtsalt tahan lisada seda, et ma jäin mõtlema, et vau, need ongi nagu minu kolleegid. Et hakake õpetajateks, siis saate ka sama ägedad olla. Aga ja, mul tõesti jääb siin ka sõnadest puudu ja mina mõtlesin tagasi sellele ajale, kui mina olin poistebändis ja kes ei tea, siis ka mina olen löönud kaasa poistebändis. Siis ma arvasin loomulikult, et see on nagu kõige parem esitus, aga võib-olla täna, natukese aja pärast, kui ma olen enda sees jõudnud otsustele, siis võib-olla see isegi läks sealt natuke üle. Nii et vau. Ma lihtsalt pean ära märkima need kostüümid, sest et need ilmselt ei ole H&M-ist. Mulle tundub, et need ikka, see tundub iseenda kätetöös super, plusspunktid selle eest ja mis ma tegin, ma vaatasin igat ühte teid niimoodi järjest läbi ja igaüks oli omaette nii-öelda show, et mitte miski ei olnud minu jaoks üleliigne, kõik oli täpselt õige kogus ja igaüks siit koosseisust, aitäh teile, super esitus! Nüüd soovime tänada žüriid, kellel palume nüüd minna välja selgitama, kes saavad täna auhindadega pärjatud. Aeg on kätte jõudnud ning nüüd anname sõna teile, armas publik. Loodetavasti olete püsinud meiega selle kirju 2000 ree peal algusest alates ning praeguseks on teile südames tekkinud mõni lemmik.
kui õhtu alguses kuulutati välja, et me valime 4 sellist auhinnalist kohta, siis tänane žürii koosseis ei olnud sellega rahul ja me anname välja 5. Ja alustame esimeseks. Retrobest. Selle auhinna vääriseks meie arvates on 10. A ja homme 18. Stiilikoor. 10. E ja Kreeka juba alanud. Täpseid jäljendaja. 12. D ja Lotte käis saat referents. Ja nüüd rahvalembik. Ja rahvalembikuks osutus Gabriel. Veerand on viimane ja kõige tähtsam ehk peavõit. Ja sel aastal läheb peavõit
you see.